tere! Tere! Kolmas osa. Teen teile väikese sissejuhatuse sellest, kus ma elan ja mis siin ümber toimub. Ja muidu ma igatsen teid kõiki ja nii tore ja värk ja aitäh nende likeide eest. Ma loodan, et teil on ikka mind lõbus vaadata. I am fabulous. Mul on juukseprobleem. Paljud on küsinud, et kas sul on koduigatsus ka? Mis koduigatsus? Ma olen ju kodus. Ma armastan seda kohta. Love UK! Niisiis, see kus ma elan on Riego Street. Saate mul postkaarte saada. Ma elan väga heas kohas, kuna see on täpselt Edinburgh nagu kesklinnas. Mu kõrval asub selline koht nagu The Pubic Triangle. Need, kes saavad aru, need saavad aru. Võite guugeldada. See on lihtsalt nagu 3D rist, kus asuvad stripiklubid. Yes! Ja kui edasi minna, siis jõuab Grassmarketile, ehk siis see on nagu muruturg. Edinburghs on ülipalju erinevaid nagu market, ehk näiteks heinaturg, muruturg. Ja kõige lõbusam on see, et ükski neist ei ole turg. Šotlaste loogika. Ja siis igatahes seal Grassmarketil see on ajalooline hukkamispaik. Seal pood inimesi üles. Väidetavalt seal kummitab. Ja Grassmarketi kõrvalt saab kohe kindluse juurde. Sealne peatänav lähebki niimoodi, et on see kindlus ja sealt alla läheb siis Royal Mile ehk siis kuninglik miil, mis ei ole täpselt Inglise miili pikkune, vaid see on Šoti miili pikkune. Šoti miil on 1,8 kilomeetrit ja Inglise miil on 1,3 kilomeetrit. See läheb täiesti sinna alla kuni parlamendini välja. Saatud, et parlamendihoone on selline vana ja suursugune, aga Šoti parlamendihoone on väga modernne. Mulle otseselt ei meeldi see, aga asi on maitses. Ja seal tänaval on hästi palju tänavamuusikuid, tänavaesinejaid. Seal juures alati mängib torupill. Torupilli kuuleb igal pool. Tepidki seal kuuleb muusikat. Šotlased oskavad ka nalja teha. Muidu on ka see kõik nii nagu UK ikka on, et on telefoniautomaadid, on need ägedad taksod, kahekordsed bussid, double deckers. Üllahen see, et seal on palju parke. Iga pink, mis selles linnas on pühendatud kellelegi. Kui sa näiteks sured, kui sul peab piisavad, siis sa saad oma nimelise pingi. Nii tore! Kärbi toidunurk. Ühesõnaga, ma olen siin palju kogenud ka, ma olen palju maitsnud ka uusi toite. Ma ei oska enam eesti keelt. Briti köök on selline nii ja naa. Kõige kuulsam on vist hägis, võetud lambasoolikas. Seal sees on lambasüda, maks, mis need on, millega sa hingad, kopsud. Need kõik on nagu ära tükeldatud ja siis koos verega pandud sinna soolikasse. Ehk siis on umbes nagu meie verivorst, aga see maitseb natukene rohkem maksaselt. See on väga hea. Mõni lihtsam igapäevane toit on siis purk tomatikastmes ubadega ja röstsai. Kõigepealt röstid saia, siis te toad mikrolainahjus kuumaks, saiale oad peale, siis lihtsalt sööd. Või siis sa saad panna veel näiteks spinaati, juustu, see on väga hea. See näeb jumala rõve välja, aga see maitseb väga hästi. See on täpselt nagu hägis, aga hägis näeb välja ka nagu kaka. Meie verivorst on ka nagu kaka. Välimuse järgi ei tohi kunagi otsustada. Ja siis täna ma tähistasin pühapäeva. Käisime kooki söömas. Järgmises osas räägin ma teile natuke, mida ma õpin, miks ma õpin ja mõni tore lugu elust. Seniks carpe diem. See tähendab ladina keeles püüa päeva. Ciao!